Hea kultuurihuviline, tervitan teid siit TAK kunstikeskusest, olen Liide ja mul on väga suur heameel selle üle, et selle aasta NÖF filmifestival on võtnud fookusesse keskkonnateemad. Olles tegelenud kunstnikuga viimased 10 aastat keskkonnakunstiga ja ka TAK kunstikeskus on korraldanud paaril aastal keskkonnakunsti sümpoosiumit. On võib-olla hea hetk natuke rääkida keskkonnakunstist, mis on keskkonnakunst, kust selline kunstimeedium on alguse saanud ja mis põhjustel. Siia juurde soovin jagada ka mitmeid visuaale, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Ja võib-olla siis ongi hea hetk vaadata tagasi, et kust sellised teistsugused mõtted on alguse saanud ja kuidas ajas arenenud. Landaart sai tuule tiibades 60-ndatel Ameerikas protestina kunsti kommertsialiseerumise vastu. Maakunstiteosed hülgasid galeriid ja muuseumid ja liikusid otse loodusesse. Sageli on teosed inspireeritud minimalismist ja kontseptualismist. Tegemist on kohaspetsiifiliste keskkondlike skulptuuridega. Lisaks esteetilistele põhjustele on maakunsti arengu üheks põhjuseks kasvab ökoloogiline teadlikkus ühiskonnas ja mure meie looduskeskkonna pärast. Keskkonnakunst, mis on edasi arenenud maakunstist, on rohkem sotsiaalse ja poliitilise suunitlusega. Tähelepanu on suunatud inimese ja looduse suhetele, looduskeskkonna haavatavusele ja ekspluateerimisele. Euroopasse jõudis kunstisuund alles 80-ndatel ja juba teisenenud kujul. Aga siit olekski hea minna näidete juurde ja hea meelega jagan slaide. Ja esimesena vaatamegi Robert Smithsoni kuulsat keskkonnaspetsiifilist installatsiooni, mis on loodud 70. aastal Utah'is. Tegemist on siis spiraalse pinnase installatsiooniga, mis kulgeb 460 meetri ulatuses spiraalselt avatud maastikul. Installatsiooni loomiseks on kasutatud 6650 tonni kivi ja pinnast siis. Järgmisena vaatame hoopiski Walter de Marie ühte olulisemat kunstiteost Lighting Field. Tegemist on siis äikeseväljaga, mis loodi 1977. Walter de Marie kasutas oma skulptuurides, installatsioonides geomeetrilisi vorme ja selle installatsiooni loomiseks on kasutatud siis 400 roostevaba terasest posti, mis on siis eksponeeritud 1 miilikilomeetri pikkuse võrgustikuna Mehhiko kõrbe maastikul ja moodustab siis sellise välgulöökide tõmbepunkti ehk siis sellise äikesepesa, mis koondab võimekust püüda äikest ja New Mexico kõrb ei ole juhuslikult valitud selleks paigaks, kuhu installatsioon rajada, vaid on teada, et selles piirkonnas on tihedamalt äikesetorme ja selline maastik seda ideed siis
toetab. Siin kohtuvad kunst, maastik ja loodus, mis on ajas ja ruumis muutuv. Et sellise idee puhul on tagatud see, et kui iga järgnev päikesetorm on millegi poolest erinev, et ei saa olla ühesugust päikesetormi, et selline unikaalsus on tagatud. Tänaseni korraldatakse piirkonda ekskursioone, küll aga väikestele gruppide, et võimaldada paremini suhestuda selle maastikuga ja vaatepildiga. Ja selline suurepärane teos siis Walter de Marilt. Edasi oleks hea liikuda juba siit kunstnike paari Christo ja Jean-Claude'i loomingu juurde. Ja esimesena jagan slaidi, kus on näha siis orukaardinat. Loodud on see teos 72. aastal Rifflis, Colorados, Ameerika Ühendriikides. Teose loomiseks kulus 28 kuud, mil kunstnike paar töötas disainerite, ehitajate, inseneridega, et rajada Oronsist kangast vahesein, mis rikkus kahe mäetipu vahel. Vahesein oli 381 meetrit pikk. Peale pikkat testperioodi paigaldati installatsioon 72. aastal ning see püsis üleval vaid 28 tundi, mis järel tuli tugeva tuule tõttu see eemaldada. Siit järgmise slaidi peal on näha samuti Christo ja Jean'i mastaapne kunstiteos Surrounded Islands, mis on loodud 80. aastal. Paar käis välja idee ümbritseda 11 asustamata saart Biscayne'i lahes roosades plastisseelikutega, mis ühilduksid saarte kontuuridega. Ümbritsetud saarte loomiseks kulus 600 000 ruutmeetrit helendavat kangast, mis oli valitud täiendama madalat vett Miamis. Roosast kangast ujuvad parved olid kinnitatud 8-nurksetele ankurdatud poomidele. 2 nädala jooksul külastas seda installatsiooni kummipaatidega väga palju inimesi. Koos installatsiooni eemaldamisega kõrvaldati keskkonnast ka 40 tonni prügi, mis oli saartel ohutud või ulpis selle ümber. Nii mastaapse ja erilise teosega tulid välja siis 80-ndatel Jean ja Christo. See teos, seda oli raske mitte märgata ja pälvis tähelepanu nii kogukonnas kui kogu maailmas. Sellised kontseptuaalsed sõnumid olid nende loomingule omased. Kuid jätkame ikkagi Christo ja Jean'i loominguga, et järgneval pildil on siis näha teost Ujuvad kaid, mis on loodud 2016, asub see Iseo järvel Itaalias. Paar kujundas installatsiooni kavandi juba 70. aastal, et selle teostamiseni jõudis Christo alles 2016 peale Jean'i surma. Installatsioon eksponeeriti 16 päevaks ning koosnes sillerdavast kollasest kangast, mis oli paigutatud üle 3 kilomeetri laiuvatele ujusildadele. Installatsioon oli huvilistele avatud ning mööda ujuvaid teid sai kõndida rannikult mitmele saarele, kust üles ronides oli võimalik vaadelda veepinnale laotatud teeradu. Nüüd tahaks rääkida ka võib-olla kunstipublikule võib-olla rohkem tuntud teosest Berliinis
pakitud Reichstag ehk siis riigipäeva hoone. Vana parlamendi hoone oli seisnud kasutuseta juba 33. aastast, kus siis toimus tulekahju. Estoja Jeanne võtsid ette keerulise teekonna, et saada kooskõlastus oma idee teostuseks. Kunstnike soov oli mässida ajalooliselt tuntud hoone kangasse ning seeläbi märgiliselt katta hoone ajalugu. Peale pikki püüdlusi, põrkumisi bürokraatiaga ja kooskõlastusi anti teosele roheline tuli. Teos sai peale Berliini müüri langemist 1994. aastal installatsiooni loomiseks loa ning töö lõpetati 1995. aastal, mil see pälvis suurüldsuse tähelepanu. Pakitud riigipäeva hoonest saigi ühendatud Saksamaa sümbol. Selliste oluliste sõnumitega, kontseptuaalsete sõnumite levitamisega nende kunst oli seotud ja see sõnum jõudis väga suurte rahvahulkadeni. Edasi liigume ühe Kuuba kunstniku juurde, Ana Mendieta, keda tuntakse kui maakunsti üht teerajajat just selle poolest, kuidas ta inimkeha on loodusega sidunud. Teoseid luues kasutas Mendieta oma keha ja maad meediumina skulptuuride loomiseks. Tema teosed on mitmekihilised, üldfilosoofilised, seotud mitmete kunstiliikumistega, žanritega nagu performance, body art ja kontseptualism, land art. Nüüd on näha siin Andy Goldsworthy teoseid, kes töötab, kelle kontseptsioon loomingus on hoopis teistsugune. Looduses töötades ja loodusega koos töötades on Andy silmapaistev skulptor ja fotograaf. Ta keskendub projektide loomisele, mis suurendavad looduse ilu, aja mõju ning inimese ja maa suhetele. Ta rõhutab loomingus kontseptsiooni, et inimesed on looduse lakkamatu osa, kasutab maastikku minimalistliku esteetilise praktika kaasautorina. Tema tööd võib jagada püsivateks ja ajutisteks teosteks. Ajutised teosed on valminud orgaanilistest ja mittekestvatest materjalidest ning elutsükli järgselt kaovad need loodusest ringlusesse. Oksade, lehtede, kivimite ja jää kaudu loob ta mitu korduvat mustrit, nagu spiraalid, ringid ja muu selline. Teoste keskmes olev üürik eksistents peegeldab pidevalt muutuvat loodusmaailma ja habrast ökoloogiat. Siit võib-olla maailma näidete juurest ongi hea kokku võtta see keskkonnakunsti teema ja võib-olla pisut rääkida ka keskkonnakunsti hetkeolukorrast Eestis. Ja võib-olla siit ongi suurepärane natuke tutvustada TAK sümpoosiumi keskkonnakunsti teemat, mis siis on alguse saanud juba eelmisel suvel. Eelmisel aastal siis toimus nii Kohilas kui Tammikul TAK keskkonnakunsti sümpoosium. Sümpoosium uurib siis inimtekkelisi hüljatud maastikke. Sündmus siis leiab aset kahes lähestikus asuvas paigas Tammiku mõisa maadel, mis on Kose vallas ja Kohilas ajaloolise paberivabriku tööstusmaastikul. Ma usun, et kunstnikega üheskoos tõstatatud diskussioon
hüljatud paikade üle, aitab neid kohti taaselustada ja ümber mõtestada väärtusi ning miks ka mitte luua värsket potentsiaali uuteks väljunditeks. Kohila paberivabrik kuulub arhitektuuripärandisse ning juba väga pikalt kasutuseta seisnud. Selliselt vajav hoone kiiret reinkarnatsiooni. Ja sellel aastal siis võõrustab TAK Sümpoosium 7 väliskunstnikku, kes loovad kohaspetsiifilised teosed Tammikule kui Kohilasse. Kõik kultuurihuvilised on oodatud avastama maastikke. Sümpoosium kulmineerub siis selliste üritustega, mis on suunatud kunstipublikule ja oleme korraldamas siis giidituuri installatsioonide juurde nii Tammikus kui Kohilas. Ja see suurepärane sündmus leiab aset juba sellel suvel ja tõesti kõik keskkonnakunsti huvilised on oodatud avastama seda mitmekesist kunstimeediumi. Seniks aga soovin kõigile elamusrikkaid kohtumisi maastikuga ning tõesti kohtume juba juulikuus. Seniks aga suurepäraseid filmielamusi ja nautige seda, mis maastikud ja keskkond teile pakub.